tere! Öökapi lugu on nii kaugele jõudnud, et ma täna teen siis liimkilbid valmistan ette juba kokkupanemiseks ja praegu on mul siis liimkilp siin laua peal. Tegin kokku need 6 tükki, et siis on põhiseinad 4 tükki, need ülemine, alumine ja külgmised seinad ja siin on mul veel 2 viimast, mida ma kasutan siseriiuliteks. Üks läheb nagu laeks ja teine läheb vaheriiuliks sinna alla, kus tuleb uks. Ja enne hööveldamist, kui ma hakkan nüüd seda mõõtu hööveldama või paksusesse ka, ma lihvin siit välja need liimimiskohad, mis siin selle liimimisega välja tulid, kui ma torupiskruvidega need kokku surisin. Et praegu ma hakkan seda tegema ja tänane video lõpeb sellega, kuidas ma panen kuivalt selle kapi kokku, lõikan mõõtu, siis teen tüübliaugud ja siis lõpebki sellega, et saab juba panna käe peale sellisele kapi konstruktsioonile, põhikonstruktsioonile, et ma siis hakkan lihvima. Leidsin endale sellise masina, ühe käe masin, selle klapi peale vajutad, läheb tööle, see on ühendatud tolmuimehega, võtab kenasti kõik ära. All on mul keraamiline võrk, ilma aukudeta, et ma saan seda üksinda ise siia alla panna kenasti ja ma siis hakkan pihta. Et see pool on nüüd hööveldamiseks valmis. Nüüd ma hakkan lihvima nüüd seda viimast liimkilpi ja ma tahaks natuke juttu rääkida selle lihvimise ja pimeda inimese kohta, kuidas see lihvimine võiks välja näha. Et üks asi, mida ma avastasin, mis puudutab minu lihvimist, et käega tundmine on väga üldse inimesel, pimedal inimesel eriti väga arenenud, sest vaatamine toimub nagu käega ja on ka siuke väljend, et Tisleri silmad on sõrmede ostas. Mulle väga meeldib see väljend, see nagu, kuidas öelda, avab selle võimaluse ja näitab neid, kuidagi, ütleme, avab selle materjali. Et ei ole niimoodi, et sul on silma nägemine ja see ongi ainuke tingimus puiduga tegelemiseks. Et kui ma katsun seda puitu ja lihvin, siis ma tunnen ikka väga palju. Ma loomulikult lasen lõpus Marietta siin üle vaadata minu kõik viimistavad asjad. Aga selles mõttes on see mulle väga kätte saada, kui ma nüüd selle masinaga, selle ühe käe masinaga siin lihvin niimoodi mugavalt, siis ma selle käega alati jooksen ees või taga, vaatan alati üle ja üldiselt minu lihvimise, suhtumine lihvimisse, et see on väga tähtis asi ja eriti lõppviimisuses ma näitan. Ma räägin sellest masinast ka mõnes videos rohkem, et tegemist on Mirka masinaga, see on kõige kergem ühe käe masin üldse maailmas, see kaalub 1 kilo ja mingi 40 grammi. See on väga kerge, väga mugav. Ja mulle nagu see sobib, et see läheb tööle ka väga lihtsalt. Et ma nüüd teen selle teise tahvli ära ja siis lähme höövli ja paksuse juurde.
Aga muide tahtsin seda öelda veel, et kui ma nüüd siin saan natuke areneda selle filmimisega Marjetaga, siis meil on kavas teha siuke põhjalikum video lihvimisest. Ma pean üldse lihvimist väga tähtsaks ja ma sooviksin tutvustada ka lihtsalt võib-olla mõnedele silmaringi laiendamiseks, mis puudutab masinaid ja erinevaid lihvimisviise. Et see on minu jaoks väga huvitav valdkond. Et ma hakkan siis lõpetama siin viimast poolt ja lihvimist väga. Nüüd on mul siin kilbid, mille pealt ma lihvisin need liimkohad ära siledaks, nad on valmis höövliks ja hakkan nüüd hööveldama. Et ma teen nad siis õigesse paksusesse, pärast paksuses ka läbi. Ma võtan hästi väiksed kihid, võtan ära, et oleks siis sile alt. Nii, nüüd ma panen laastüümuri peale.